Rooma algus on legendaarne. Kaks venda, Romulus ja Remus, keda kasvatas hundi ema. See lugu sümboliseerib julguse ja visaduse algust. Tegelikult oli Rooma väike asula Tiberi jõe ääres, kus inimesed elasid lihtsat elu, kuid neil oli tugev kogukonnatunne. Aja jooksul hakkasid nad ehitama kindlustusi, turge ja teid, mis ühendasid neid teiste rahvastega. Kaubandus ja sõjaline jõud tegid Roomast kiiresti tähtsa keskuse. Rooma oli alguses nagu linnriik, hiljem impeerium, mis valitses peaaegu kogu Vahemere ümbrust. Rooma kasvas tänu oma tarkadele juhtidele ja kodanike tööle. See oli rahvas, kes uskus, et distsipliin ja kord loovad tugevuse. Rooma legioonid olid impeeriumi süda. Iga sõdur teadis oma kohta ja ülesannet. Nad marssisid kilpide ja mõõkadega, moodustades kindla kaitsejoone, mida vaenlased harva murdsid. Roomlased vallutasid uusi maid, kuid nad ei hävitanud vallutatud rahvaid. Nad õpetasid neile Rooma seadusi ja ehitustavasid. Nii kasvas Rooma kultuur üle piiride. Roomlased vallutasid ka Kreeka, mille kultuur mõjutas Roomat sügavalt. Roomlased õppisid kreeklastelt kunsti, filosoofiat ja teadust. Isegi kreeklaste jumalad leidsid oma koha Rooma mütoloogias juba teiste nimede all. Nad austasid teadmisi ja püüdsid neid täiustada. Rooma ei olnud ainult sõjaline jõud, see oli ka tarkuse ja kultuuri impeerium. Roomlased olid ehituse meistrid. Nad leiutasid betooni, mis võimaldas ehitada hiiglaslikke hooneid ja sildu. Rooma teed olid sirged ja tugevad, neid kasutati sajandeid. Akveduktid tõid vett linnadesse. See oli tõeline inseneritöö. Roomlased ehitasid ka amfiteatreid, kus toimusid etendused ja võitlused. Nende arhitektuur oli nii täpne, et paljud ehitised seisavad tänaseni. Mõned nendest ehitistest on siiani alles, näiteks Kolosseum Roomas ja Pont du Gard Prantsusmaal. Need näitavad, kui osavad olid Rooma insenerid. Nad ehitasid mitte ainult ilu, vaid ka praktilisust. Kõik oli mõeldud kestma. Roomlaste elu oli mitmekesine. Linnades olid turud, kus müüdi toitu, riideid ja ehteid. Inimesed käisid avalikes vannides, kus nad puhkasid ja vestlesid. Teatrites mängiti komöödiaid ja tragöödiaid, mis õpetasid moraali ja nalja. Roomlased armastasid pidustusi. Neil oli palju pühi, kus austati jumalaid ja loodust. Samuti panustati käsitöösse. Tohutud savinõud ja keraamika, mida kasutati nii söögi valmistamisel kui ka toidu või toiduainete hoiustamiseks. Roomlased pidasid väga tähtsaks ka haridust. Poisid õppisid lugemist, kirjutamist ja kõnekunsti, sest Roomas oli tähtis osata hästi rääkida. Tüdrukud õppisid kodus käsitööd ja Rooma ühiskond oli korrastatud, kuid igaüks pidi panustama, nii kodus kui riigis. Rooma ajaloos on vähe nimesid, mis kõlavad nii võimsalt kui Julius Caesar. Ta oli väejuht, kes vallutas Gallia ja laiendas Rooma võimu kaugemale kui keegi enne teda. Kuid Caesar ei olnud ainult sõdur. Ta oli ka tark poliitik, kes mõistis, et rahva toetus on sama tähtis kui sõjaväe tugevus. Caesar oli diktaator, kes püüdis tuua Roomasse korda ja õiglust. Ta reformis kalendri, vähendas korruptsiooni ja andis vaestele maad. Kuid tema võim kasvas nii suureks, et senat hakkas kartma. Ja nii sündis üks ajaloo kuulsamaid sündmusi, Caesari mõrv. Kas see juhtus ka tema sõprade käe läbi? Jah, isegi Brutus, keda ta usaldas, oli nende seas. Caesar langes, kuid tema nimi jäi elama. Tema surm muutis Rooma igaveseks. Vabariik kadus ja algas keisrite ajastu. Huvitav fakt, sõna keiser pärineb ladinakeelsest nimest Caesar, algselt Rooma perekonnanimi, mis hiljem muutus valitseja tiitliks. Roomas hakati seda kasutama keisrivõimu tähistamiseks pärast Julius Caesari ja tema järglasi.
Rooma pärand elab edasi meie ümber. Paljud Euroopa linnad on ehitatud Rooma teedele. Meie seadused ja arhitektuur põhinevad Rooma ideedel. Isegi keeled, ladina keel on paljude sõnade alus. Rooma õpetas, et kord ja haridus loovad tugeva ühiskonna. Ladina keel, mis sai alguse väikesest linnakesest, arenes impeeriumi keeleks. Ja kuigi seda enam ei arendata, elab ta edasi paljudes sõnades. Näiteks aqua tähendab vett, terra maad ja via teed. Ka juristid ja arstid kasutavad väga palju ladinakeelseid termineid. Rooma kultuur on paljude kultuuride alus. Kui vaatad ümber, näed Roomat igas sillakaaris, seaduses ja sõnas.